ja olen elanud Sakus peaaegu kogu oma elu. Tuleb tõdeda, et Saku on üks väga tore koht elamiseks. Ja minu jaoks on see koht siin, Saku 100 aasta mets, eriti märgiline, sest et see koht siin on vana täpselt 4 aastat ja selle me rajasime koos Saku kogukonnaga. Et ma loodan väga, et ka meie järeltulijad 100 aasta pärast naudivad seda mõnusat kohta, kus on tohutult palju erinevaid putukaid, taimi, loomi ja linde ja see on tõesti üks selline mõnus roheline oaas suure Saku keskel. See koht on meile väga tähtis Piccologa. Käime siin Saku ümbruse rohelistel aladel iga päev. Siin on väga mõnusaid loomi. Piccolo saab meil siin ajada taga kitsi, jäneseid, oravaid ja et alati on siin huvitav. Ja kindlasti sooviksime Piccologa ka tulevikus, et neid selliseid mõnusaid alasid nii siin, teisel pool jõge promenaadina, kui Juuliku külas, Rehemetsas, et neid pigem tuleks juurde. Ja me ei ole kindlasti ka Piccologa siin ei hommikut ega õhtut üksi, vaid me näeme pidevalt, et need Saku rohealad on täis nii jalutajaid, matkajaid, sportlasi. Ja mulle tundub, et need on ühed mõnusamad kohad siin Sakus, kus sa saad just kohtuda nende inimestega, kellele on tähtsad meie ümbrus ja meie loodus. Minu jaoks on olnud viimased aastad väga tähtis eelkõige meie enda Saku metsa ja looduskeskkonna kaitse mõttes. Et mida aeg edasi, seda rohkem tahetakse just siin meie oma kodukohas kaevandada erinevaid materjale, võtta maha metsa ja tekitada meie inimestele sellega koos igasuguseid väikeseid ja suuremaid probleeme. Aga mul on väga hea meel tõdeda, et koostöös meie Saku inimestega me oleme saanud juba oma laua taha mitmeid organisatsioone, nagu ka siin Riigimetsakeskus, ja et juba täna seoses selle pideva panustamisega rohelisse Sakusse juba arvestatakse meie ettepanekutega ja kindlasti on aastate pärast Saku palju mõnusam ja rohelisem paik kui veel täna.